esialgus oli tehtud 4 tükki sellist nagu prototüüpi. Et nad on natuke teised, et kui on natuke teistmoodi, äkki mingi 120 mm pikem nad olid ja too oli siis tehtud 24. kuni 26. aastal 4 tükki ja siis 26. aastal kuni 27. aastani siis tehti vot need 10 tükki juurde. 2 tükki läksid Kaitseliidule, üks oli Kõu ja teine oli Pikker. Nad said nimed. Ülejäänud, mis läksid siis Kaitseväele, siis said numbrid. Et 4 tükki oli kahuriga, ülejäänud oli Matseni kuulipildid. Mina hakkasin tegema siis seda Koškitsi kahuri varianti. Ta oli siis Inglise 2,5 tonnilise veomasina platvormile ehitatud, et riik tellis siis alusraamid silladega ja mootoritega, aga seal on huvitav, et nad ei olnud täiskummiga rattaid. Aga kui vaadata selle Inglise platvormi peal, väga palju riiki tegid soomusmasinas, isegi jaapanlased tegid. Ja kõigidele siis soomukidel on just sellised rattad, et äkki mingi versioon oli mingi platvormi kohe soomusmasinate jaoks nad pakkusid, et originaalis selle auto täismass oli ligi 6 tonni. No, ma arvestasin, et mul on ta ka üle 5 tonni ja platvormiks ma võtsin Kass 51, et raami tegime pikka, talle ratta vahe sobis, telje vahe oli erinev, et ja siis hakkas otsast pihta ja raua plaadi paksused kõik on siis autentsed. Nende soomusplaadidel oli päris karmid tingimused ja Eestis keegi ei suutnud neid plaati teha. Need plaati telliti Rootsist ja seal tuli selline moment, et kuna tooaegsed soomustehnika tehnoloogiad olid midagi muud kui tänapäeval ja selles tehnoloogia on väga suur miinus, seal tekib selline, siin millimeeter, seal millimeeter pärast masin, ei saa kokku panna ja seal oligi väga keerulised need siis kõik kilud nagu paika pannud. Ja mul on siis see masin tehtud niimoodi, et need needid, neil on siis selline nagu ilu funktsioon, et auto ei ole needitud, auto on sees keevitud. Aga jälle kõik need needide vahed, need on siis autentsed. Ja muidugi selle needi peaga oli väga keeruline. Selle needi siis mõõt on 30 mm. Mõttes, mis seal on, tänapäeval on siin kõik need kinnitusvahid müüjad tulin sinna, et poisid, tegi joonise, et pea on sellise kaarega. See väga tore, aga meil on kõige suurem 16 mm. Siis Valdikpoldi poisid Tartu oma, seal on ka kõik kaitseliitlased ja leidsid mulle kuskilt Saksamaal põllumajanduse tehnika mingi polti, kus pea oli siis täpselt õiges mõõdus, aga seal veel oli 30 mm polti. Järgmine etapp oli, nende peade peale olid numbrid peale stantsitud, siis ma käsitsi lihvisin kõik need maha, siis lasin treipingised, lõikasin see keerme maha, jätsin siis väike selline pea, et teiselt poolt saan ära kiiritada. Alustasin ma 2015. aastal, natuke üle 2 aastal läks, aga ma iga päev ei teinud seda tööd, et vahepeal inspiratsiooni ei olnud ja ta seisisin nädalaid. Vahes oli niimoodi, et terve tööd ja see jääb meile siia suureks eksponaadiks, et me ootame inimesi siia.